Läheks. Ma ei oska midagi küsida mootorrattaga. Ehk lülitame. Jah, lülitame välja ja lihtsalt on. Klassikalise küsimuse, mitu kuubikut? 650. Kus need kuubikud asuvad? Seal. Seal, jah. Valts Ernst Reits. Jaani õhtu on Lätis sisuliselt rahvuspüha number 1. Jah, absoluutselt. Kuidas möödus sinu Jaani õhtu tänavu? Kuidagi väga rahulikult. Meil on natuke erinevust, et Soomes, Eestis ja Lätis, sest meil on see pidu palju suurem. Et Soomes see on regulaarselt, eks ole, reedel või õigemini laupäeval, aga hakatakse pidutsema juba neljapäeva õhtul. Eestis on nii, et on vabad ainult 2 päeva. No, meil oli Lätis rahulikult. Meil nagu reedel hakkas, siis kolmapäeva lõppes. Need põhimõtteliselt Jaani nädal? Jaani nädal, jah. Siuke lühendatud Jaani töönädal. Mina olen olnud ühel Läti Jaani õhtul, siis ilmselt ma nägin ära kogu paketi. Pärjad pähe, laulda, liigo, siis süüa sõira, juua ise tehtud õlut, minna naabrite juurde, laulda, pakkuda neile sõira, süüa nende sõira, siis on ringmängud, siis muidugi lõkketseremoonia. 2 asja tegemata, üks on üle lõkke hüppamine ja teine on ujumine A-valgel. Kui need samad autod Riiast lähevad välja, siis eriti jaanipäeva eel. Siis on näha, et seal, kus on ilus aas, siis tõesti on autod kinni peetud, inimesed on aasal, korjavad lilli ja ühesõnaga teevad neid pärgi. Nii et see on üks selline, mis on väga tugev jaanipäeva traditsioon, siis muidugi õllu, sõir ja lõke. Aga see võib olla tõesti see suurim erinevus Eesti ja Läti jaanipäeva vahel on just nimelt pärgades. Ma olen kuulnud nagu juttu, et mingil karmil nõukogude ajal olla jaanipäeva tähistamine isegi Lätis kuidagi keelatud. Üritati ära keelata, see oli Perše aeg 50. See pidu oli ikkagi niivõrd tugevalt sees, et ütleme, et ja seda ei saanud nagu päriselt midagi asendada. Vaata nagu jõulusid ikkagi sai selle uue aasta tähistamisega asendada, et ei olnud enam jõuluvana, oli näärivana ja kingitused siis toodi miskipärast sinna, kuigi tegelikult toodi kingitused nii jõuludeks kui ka uueks aastaks, et see oli laste seisukohalt väga hea ja asjalik see proov, aga jaanipäev on ikkagi niivõrd spetsiifiline pidu ja niivõrd ulatuslik, et seda on väga raske tõesti niimoodi ära keelata täielikult või asendada millegagi muuga. Ja, aga samas on jaanipäeva komme ise on just see, mis tegelikult meid seob väga tugevalt. Sest Leedus see jaanipäeva komme sellisel moel, nagu ta on Eestis ja Lätis, seda ei ole ja Soomes on jällegi ta väga ratsionalistlikult lähenetud sellele jaanipäeva tähistamisele. Aga liivi kombestikus? Ikkagi sama, see on see meie ühine pärand või ühine ala ja võib-olla ongi see jaanipäeva traditsioon või see pööripäeva tähistamise traditsioon ongi teatud mõttes üle liivi Lätisse läinudki. Väga uhke noahoidja on, see on ka, tähendame, et kodus on selline disainkohtus. See oli üks esimesi asju, mida siin üldse oli, kui see maja valmis sai, et see noahoidja oli, ta mängis oma rollis, meil oli elektrik, kes kuidagi ei suutnud neid juhtmestikku ära teha ja siis me panime lauale noahoidja ja järgmisel päeval oli kõik korras. 2 asju, mis oli kohe sees, nagu esimene möödel oli lamp ja suur laud, et saaks normaalselt istuda, suurem rahvas. Kõik teavad, kuidas on läti keeles jäätis, saldejums, kuidas on liivi keeles jäätis? Kiumataks. Kui vana sa olid, kui sa hakkasid aru saama, et sa ei ole lihtsalt valts, vaid et sa oled üks eriline valts, et sa oled ühe rahva üks viimaseid esindajaid valts? Ei, seda ma ei ole siiamaani aru saanud, et mul on üks viimaseid esindajaid, seda ma ei tahagi aru saada. Sest vastasel korral ei oleks nagu sügavalt mõtet midagi teha. Aga iseenesest kogu seda liivipärandit, ma lapsepõlvest käisin päris palju vanavanemate talus, mis oli Põhja-Kuramaal. Tol ajal see oli piiritsoon, see oli keelatud koht.
ja ma veetsin seal need suved ja mul nagu vanemad laulsid Liivi ansamblides, aga kuidagi seda Liivi teemat eriti ei käsitle. Et see oli rohkem mingisugune nagu folkloori tegevus, midagi sellist, aga noh, me päriselt ei seostanud enda jaoks ära, et mis asi see Liivi teema üldse on ja kuda pidi ta siis erinema kogu muust maailmast. Ja siis ma olin kuskil 12-13, kui ma elasin jällegi suviti seal maal ja ma leidsin mu vanaisa õe pabereid, kus ta oli nagu kirja pannud neid oma teadmisi, mis tal olid olnud, tähendab neid liivikeelseid lauseid koos tõrgetega läti keelde. Et see võib-olla oli selliseks esimeseks pauguks. See 80-ndate ärkamisaeg oli juba lähenemas ja ma esimest korda enda jaoks sain aru, et liivlased see on midagi hoopis erinevat, et see keel on erinev ja see on hoopis selline kultuurikihistus, millest ma tegelikult ei tea mitte midagi. Ja siis toimuski see sisuliselt 87-88 toimuski see minu jaoks radikaalne pööre. Teatud mõttes ma langesin ärkamisaja ohvriks, et selle asemel, et minna Läti Tehnikaülikooli õppima arhitektuuri, kuhu ma olin juba hakanud ettevalmistusi tegema, et siis ma ühtäkki hakkasin tegelema liivlastega, jõudsin Tartusse ja nii see elu läks edasi, kuni me oleme siin ja räägime eesti keeles. Kas sa Balti ketis seisid? Balti ketis ma seisin vähe sellest, ma olin ka barrikaadidel, sest Riia esimene keskkool oli päris vanalinnas, seal kus käis. Ühel pool oli prokuratuur, teisel pool oli Siseministeerium ja käis tulistamine seal vahepeal. Ma olen ka Omonni käest pähe saanud, toikaga vastu pead, aga see oli veel siis, kui Omon oli Läti parlamendi kaitsja, mitte Läti parlamendi vastu. Ja ei, meil oli kohe niimoodi, et kui see barrikaadide aeg tuli, siis meil põhimõtteliselt direktor kutsus kõiki kokku, ütles, et nüüd siuke asi, et kõik peavad minema koju, et mingid õpingud ei toimu, et kõik peavad olema kodus, mida me muidugi ei teinud. Aga vanalinnas ikkagi niimoodi vedelissime päevad läbi ja see kõige müstilisem võib-olla on see, et kuidas ema lubas seda teha. Aga no ema ütles, et ma olin selline, et kellel oli väga raske midagi keelata. Nii et see madin siis sai sind nagu tõukama juurte otsimise rajale Tartusse? Juba enne, see oli juba 90-ndad, nii et 91 ma tulin juba Tartusse õppima. Reaalselt see algaski niimoodi 87-88. Aga ema on sul lätlane? Jah, see Liivi liin on isa liini pidi. Aga kuidas sa ennast positsioneerid sellel maastikul, et liivlased, lätlased? See Liivi probleem on võib-olla kogu selle asja aluseks. Kuda pidi liivlased erinevad lätlastest? Ühte pidi liivlased erinevad lätlastest täielikult, sellepärast see on teine keel, teine kultuuritaust ja nii edasi. Teisalt on see, samale küsimusele saab vastata, et ei erine üldse. Sellepärast, et väga suur osa lätlasi ongi liivlased, kes on lihtsalt oma keele vahetanud mingil hetkel. See puudutab nii väga suures osas Kuramaad, kui ka siinsama see piirkond ja Riia piirkond, et need on vanad liivlaste asualad ja ega need liivlased selles mõttes füüsiliselt ära ei surnud. Et need on need samad inimesed, lihtsalt nad räägivad teist keelt. Et liivlaste hulk mitte ei ole mitte 5, 10, 20, vaid 100 000. Põhimõtteliselt ajalooliselt on 100 000. Sellepärast, et kui vaadates sama Liivimaa Henriku aega, siis terve see piirkond nagu Eesti piirist, Asti järvest alla kuni Uogre, Leovaarde, Aiskrauhur linn, et on Väine jõge pidi, põhimõtteliselt kogu see rannikuala ja suur osa sellest Kuramaa poolsaarest. Ja need samad, mis hiljuti olid need geneetilised uuringud, mis näitasid, et eestlastel ja lätlastel ei ole geneetiliselt vahet, et tegelikult ilmselt ongi see sama liivlaste süü. Et see sama Liivi sild, mis seal vahel on ja see ongi niimoodi, et üks rahvas, kaks keelt. Aga tegelikult on siin nagu need Liivi nimetused on iseenesest kaardil on endiselt olemas. See on see suži. Suži on siis suiž liivi keeles, susi. Hundi mingi. Jah, tähendab, siis on Jugla, eks ole. Jugla on jõgi ja Jugla järv. Et Jugla see on nagu, ongi sõnast jõgi, liivi keeles joug. Aga Riia ei ole liivi keelest pärit või? Ei, seda üldse keegi ei olegi välja selgitatud täpselt, et mis
mis on selle nimetus, ma vaatan, näed, Pitju-Urga. Mis see on? Pitju-Urga? Urga on oja liivi keeles. Jõgi, oja ja susi? Pikk oja põhimõtteliselt, sest tegelikult siin oli Riia kohal oli 2 liiviküla. Üks oli Toomkiriku juures, siin, ja teine oli siin. Kus teil Seim asub? Ja Seim ongi vanalinnas sees. Ja president, kus elab, asub? President peaks elama Riia lossis, kuna see on remondis, siis on Mustpeade majas. Sul on see geneetiline liin, eks ole, tuvastatud paigas, eks ole, sa tead selle kohta, sa räägid liivi keelt, eks ole, seda tunnet ei ole vahel, et noh, tõesti üks selline viimaseid mohikaanlasi. See ei ole, sellepärast, et minu jaoks see liivi keel ja kogu see liiviga tegelemine ta on natuke teise külje all. Et on väga sageli, nagu räägitakse niimoodi, et noh, selliste asjadega tegelemine on nii-öelda missioonitunne. Missioon, see on nagu noh, midagi sees, mida sa pead tegema. Mina õppisin liivi keelt suhtluskeelena. Minu jaoks oli see keel, millega ma kõige paremini sain suhelda teiste emakeeliste liivlastega. Praegu on niimoodi, et jah, et nad on need head keelerääkijad on kõik surnud, et ei ole päris kellegagi rääkida. Ja nüüd on nagu uurimisobjekt, et see on natuke midagi muud. Sest see viimase mohikaanlase ja missioonitunne, nad on väga sarnased oma olemusel. Ja kumbagi nendest tunnetest on päriselt ei ole, et mul nagu teised huvid on. Ma ei tee seda sellepärast, et see oleks minu missioon, vaid lihtsalt sellepärast ma tahan teha ja need on head asjad. Oled sa täheldanud ka, et siin nagu vaadatakse kuidagi nagu tähelepanelikumalt või nagu ütleme nagu pandakaru, eks ole, et kes iga hetk võib... Pandakaru efekt on kõige suurem siis, kui inimesed tulevad. Ma mõtlen, et kuidas nad ise nagu ei mõtle selle, no inimesed ütlevad, et räägi midagi liivi keeles. Okei, väga tore. Aga iseenesest, kui sageli nagu küsitakse nende endi käes, et räägi midagi eesti keeles nüüd. No, ükskõik mida. Et mul on väga raske rääkida lihtsalt niisama midagi. Peab olema mingi sisu, peab olema mingi vestlus. Või siis tõlge. Kui Arno isaga koolimaja juurde jõudis, olid tunnid juba alanud. Kui Arno isaks pääsis skoolkoda juurde, siis tundid võeti juba irgend. Peaaegu nagu eesti keel. Jah, aga see on tõlge. See on nagu teine, sellel asjal on funktsioon. Mul on üldse väga raske teha mingisuguseid asju, millel funktsiooni ei ole. Või tähendab, selles mõttes, et ei ole väljundit ja tulemust. Ja kui ma ei näe seda kaugemat plaani. Ma olen tähele pannud ka seda, et eestlased üldiselt ei tea liivlastest kui sellistest eriti palju. Tegelikult teavad rohkem kui mõnikord Lätis. No, nüüd on see olukord Lätis muutunud, sellepärast on tehtud nagu väga tugev see promotöö. Eestlaste jaoks liivlased on nagu sugulusrahvast. Sellest vähemalt natukene juttu on tehtud siin-seal. Võib-olla mitte liiga palju, aga ma kujutan ette, et ka koolis kuskil mainitakse ikkagi need, kui loetletakse need Eesti sugulusrahvaid. Lätis on probleem just see, et Läti rahva tekkimise ajalugu on väga kirju. Et see, mida me tänapäeval nimetame lätlasteks, et see on nagu etnos, mis on hakanud kujunema 15-16 sajandil. Enne seda olid need Balti hõimud ja liivlased ja tegelikult see Läti etnos ongi tekkinud kõigi nende etnoste sulandumise teel. Ja ta endiselt on nagu Lätis need erinevused piirkonniti on palju suuremad kui Eestis. Et Lätis on katoliiklik Ida-Läti, kus on Ladgali maa, mis on hoopis teine. Nii temperamendi poolest kui ka keele poolest ja see, mis on jällegi jääb siia rohkem protestantlikule alale või lääne poole, see on hoopis midagi muud. Ja liivlased on olnud nagu natuke selliseks segavaks faktoriks. Leedukatel on väga lihtne, et me oleme Balti rahvas. Pluss neil on veel ühendriik Poolaga ja suured keistrid ja kuningad. Jah, neil on väga kerge ennast identifitseerida. Eestlastel on samamoodi, tähendab, et eestlased on ikkagi, vähemalt keele osas on vähemalt sama keelerühm kas või.
eks ole, enam-vähem samad inimesed, on ikkagi väga homogeenne, pluss veel on ta ikkagi täiesti luterlik, mõned üksikud sellised kõrvalekaldud välja arvata, aga see on ikkagi võrdlemisi homogeenne, siis Läti seda homogeensust ei ole. Juba 19. sajand, kui hakati rääkima sellest, et mis on lätlased ja mis on see Läti rahvus, siis need liivlased eriti hästi sinna sisse ei sobinud sinna pilti. Ja see tulemus oligi see, et mul koolis oli ajalooõpetajaga oli diskussioonid, sellepärast, et tema väitis, et liivlased surid välja 13. sajandil. Siin ongi see probleem, et kui rääkida nüüd Liivimaa Henrikust, tema kroonika on jutt liivlastest ja nende naabritest. Sisuliselt, mitte eestlastest, mitte lätlastest, et see ikkagi, keskel on midagi muud. Ja siis järgmine kaader on, kui vaadata, siis 18. sajand, kus on juba hoopis teine olukord Lätis, et liivlased praktiliselt ei ole ja selle asemel on nüüd see uus etnos lätlased, mida tegelikult Henriku ajal ei ole olnud. Liivlased sinna pilti enam nagu ei mahu, et on loogiline, et 13. sajandil nad justkui olid, siis nad läksid ära ja siis tuli ilus ühtlane Läti rahvas asemele. Huvitav kusjuures see, et eestlaste jaoks on Hendrik Läti Hendrik. Jah. Ja see on lätlased ei nimeta Läti Hendrikuks. Ei, just nimelt Liivimaa Hendrik. Ootame, kunis lõpetab oma... Kui lõpetab. See on see, tead, laupäev, pühapäev maakodus, eks ole. Täna... Kõik niidavad. Tegelikult ta teeb hauakivisid. Kiviräiduri töökoda. Kõigepealt tuli piiskop Albert. Kuhu piiskop Albert pani kõigepealt jala maha? Üles voolu. Ükskülla. Veel kaugemale Riiast. Või tähendab tegelikult mitte Ükskülla, vaid Holm. See, kas praegu on Salaspils. Salaspils tähendabki tõlkes läti keelest saare loss. Ja see saare loss ongi see vana Holmi koht, kus oli see esimene. Ja Üksküla on see kirik on endiselt nagu need varemed on alles. Et liivlastest räägitakse Eesti koolihariduses 2 korda. Esimest korda siis, kui loetatakse neid soome-ugri rahvaid ja Läänemere soomlasi. Ja teine kord on siis, kui jutt läheb Turaida vanemale Kaupole, kes reetlikult heitis mestis siis ristirüütlitega. Aga kui me nüüd kujutame seda ajaloo telgi Kaupost tänaseni, siis kas sa suudad teha lühikest ülevaadet Liivi rahva ajaloost? Kaupo ajal olid tõesti liivlased 20% Lätist. Et see Turaida piirkond, Riia piirkond ja Põhja-Kuramaa. Ja siis nad teise järel hakkasid taanduma sealt põhimõtteliselt nendest piirkondadest, et Riia ümbrus läks esimesena, siis Väina liivlased, siis Koiva liivlased ja siis lõpuks 19. sajandil siin Eesti piiri ääres, kus on Svätsiems ehk Pühaküla, olid need viimased selle piirkonna või Liivimaa piirkonna liivlased. Ja Kuramaal siis olid just see Põhja-Kuramaa, mis on Saaremaa vastas. Sinna olid jäänud paar tuhat inimest, aga tegelikult meil on väga vähe andmeid nende kahe asja vahel, et 19. sajandi ja Liivimaa Henriku vahel. See on sama, mis tegelikult ka puudutab eestlasi ja puudutab lätlasi, et meist eriti palju sel ajal ei kirjutatud igasugustest sündmustest, aga mitte nendest rahvastest, kes siin elasid. Samas on kas ka 19. sajandil tegelikult, kui hakkas arenema Läti kirjandus, Eesti kirjandus, siis hakkas arenema tegelikult ka Liivi kirjandus. Et meil selles mõttes, et see traditsioon on vaatamata väiksele arvule on ikkagi väga pikk. Et meil on esimene Liivi kirjanik, Liivi luuletaja ja inimene, kes tõlkis esimesi raamatuid ka liivi keelde, ta oli ühtlasi teine Läti luuletaja, kellel ilmus oma luulekogu. Veel enne seda, kui tulid uuslätlased ja kõik see voog tuli peale. Kusjuures need väga tänapäevased luuletused, mida üllatavad tänapäevase keelega. Ja samas ta oli kirjutanud neid omamata mingeid eeskujusid, kuidas siis luulet tuleb kirjutada. Ja need olid lätikeelsed muidugi. Siin on jällegi see sama, et liivlased ja Liivi ja Läti kultuurid on väga tugevalt läbi põimunud. Et meil on Läti hümni autor on tegelikult Baumann ja Karlis, kellel on isegi
emal on paberites, et ta on liivlane, nii et noh, et me võime vaadata ükskõik Läti mis asja, et me võime leiutada, et seal kuskil all on mingisugused liivi juured väga paljudel inimestel. Kui nüüd minna edasi, siis 20. sajandil oligi nii, et olid liivlased jäänud ainult Põhja-Kuramaal väga vähe, võrdlemisi vähe. Et ütleme, 2000 inimest. Ja kui nüüd väga lühidalt selle ajalooga edasi minna, siis tuli Esimene maailmasõda. Need aeti sealt kõik minema, sellepärast, et oli sõjaaeg ja oodati rünnaku Saksamaad, siis nad tulid kõik tagasi, siis tulid härrased Eestist ja Soomest liivlasi uurima ja järsku olid üllatunud, et liivlased on endiselt olemas. Oskar Looritsa kompanii. Jah, Oskar Loorits, Lauri Kettunen alustasid ja siis tasapisi tekkis veel juurde inimesed ja teatud mõttes võib-olla see kõige suurem panus oli üks selline hästi väike artikkel. Selles ühes väikses artiklis seostasid ära või sõnastasid liivlaste jaoks ära seda, et liivlased ei ole mitte ainult üks väike rühm, kes räägib imelikku keelt ja elab Põhja-Kuramaal, vaid see on jäänud sellest suurest liivi rahvast, mis oli Liivimaa Hendriku ajal ja kes tegelikult elasid seal, kus on kõik, ütleme, et Läti keskpaigad, nagu Riia. Ühesõnaga lõid silla muistse muinasajad, nagu Karl Robert Jakobsoni 3 Isamaa kõnet. Jah, et selles mõttes, et nad andsid seda nagu arusaama või tähendab seda rahvustunde ja rahvuslikkuse säilitamise vajaduse sügavust. Kas sa seda seika tead, kuidas liivi rahva kaudu tõestati, et Eesti rahvas on seotud sumeritega? Minu meelest oli selle mõttetere autoriks Karl August Hermann, kes väitis, et Eesti on ju seotud liiviga. Liiv, see on ju teatud murretes sõmer. Sõmer on sumer. Et muinasliivlased, muinaseestlased ja sumerlased olid nagu geneetiliselt üks pere. Aha. Temal oli siis selline versioon. Nii, aga nüüd Karli Stolte luulekogu, esimene liivigeelne luulekogu. Kas tegu on ka bibliofiilse haruldusega? Minu bardak, mis on minu jaoks väga oluline, sellepärast, et mul on vaja, et mul oleks bardak, kus ma leian üles. Ja siin on tegelikult need liivikeelsed raamatud on siin. Sa oled tegu Julgi Stolte vanaisaga? Ta ei ole vanaisa, ta on sugulane küll, aga mitte vanaisa. See on haruldus. Mis see on? See on see on see Matteuse evangeelium. Jaa, 88. aasta oma, see on meie perekonna raamat tegelikult. See on nüüd Peterburis trükitud ja esimene selline päris liivlasteni jõudnud raamat. See ajavahemik, mida me praegu vaatleme, seal tegutses ometi sellised nähtused nagu Liivi ordu, Liivi orduriik, vana Liivimaa, Liivimaa kubermang. See Liivi oli nagu pidevalt esil kuidagi nimena. Aga kas nende nähtustega oli kuidagi seotud see liivrahvas ka kuidagi otseselt või kas ma näiteks Liivi ordusse juhtus kuuluma mõni? Iseenesest on selline vanem käsitlus, mis räägib meil 700 orjuse aastast, mis tegelikult nagu päriselt nagu paika ei pea. Et ikkagi ka selle orjuse aastate käigus olid need suhted kuidagi nii, et üritati ikkagi kohalikku aadelikonda sulandada ja väidetavalt on nii mõnigi Balti-Saksa perekond on Liivi juurtega nagu von Lievenid, Uexküllid ja ka muud. Nii et tegelikult seda on väga raske välja selgitada lihtsalt sellepärast, et jällegi ei ole andmestikku selle kohta. Et kui sakslased tulid Liivimaa Hendriku ajal, siis said sõlmitud ka teatud lepingud ja päris pikka aega kehtisid Liivi õigused, mis olid eriliselt sätestatud lepingus, et liivlased võisid nagu omada maad ja need olid muid eelistusi. Ilmselt see oli siis vanem kaupu osav poliitika? Ütleme mõlema poliitika tagajärg siiski, mitte ainult kaupo, sest siin on see, et Lätis on seda kaupo teemat väga tugevalt üritatud nagu
lahata. See oleks olnud minu järgmine küsimus sulle, nii et lahka ka. See olukord ju ei erine väga palju tänapäevast, et on lihtsalt igal asjal on kaks võimalikku lahendust. Et üks on kaupalahendus, mis on siis poliitiline, et üritada hoida võimalikult häid sidemeid, samas säilitada kontrolli. Ja teine on siis AKO tüüpi lähenemine, kus oli siis Riia ülestõus ja kus oli konkreetselt väevõimuga üritati seda... Võõras võim välja? Jah, kaks teekonda. Ühe nägemuse kohaselt oli Kaupo sükene kollaborant, kaasa jooksid kaastööline, teise nähtuse kohaselt siis integreerija. Mis sinu seisukoht on? Ausalt öeldes on väga raske seda seisukohta võtta, sellepärast et need olud on sellised, mis on ikkagi tundmatud. Kui oleks sel ajal suudetud normaalset korralikku vastupanu korraldada, et ses mõttes, et omavahel suhelda, sellepärast, et ka Turedes oli nii, et ühel pool Koiva jõge oli Kaupo ja teisel pool oli Satesele, mis tegelikult oli kaks eri laagrit ja kes omavahel ei suhelnud ja ei suutnud moodustada mingit liitu, et midagi seal vastu seista. Nii et lõppkokkuvõttes eks see Kaupo lähenemine on osutunud õigemaks teatud mõttes. Kõik need taplused ju lõppisid sisuliselt fiaskoga. Et just selle pärast, et ei suudetud koordineerida. Et nüüd me tõesti me oleme Euroopas ja tegelikult see on see sama. Et kui vaadata tagasi ka 4 aastale 39-40, et Eesti-Läti suhted Nõukogude Liiduga ja Soome suhted Nõukogude Liiduga, kaks erinevat teed. Meil olid omad kaupad. See on nüüd vana liivikunst, see on Jaan Velte esimene liivikunstnik. Esimene liivikunstnik? Ja ta oli Luuži külas, see on meil naaberküla Põhja-Kuramaal, aga ta meenutab natuke Tšontvaarit. See on mingi Kaukaasia mäest maastik rohkem või? Me ise ütlesime, et see on Iira jõe suve Põhja-Kuramaal. 38 tehtud. Aga ta võttis nagu mingeid postkaarti, aga tal oli sama, mis on Tšontvaaril, on see, et ta mängib valgusega. Palju neid praegu liivikeele kõnelejaid on? Need, kes oskavad liivikeelt, need on ehk 30 ringis. Küsimus ei ole mitte selles, et miks on liivlasi nii vähe tänapäeval. Küsimus on selles, et kuidas liivlased nii kaua suutsid vastu pidada. Liivimaa Heeniku ajal see oli 25 000 inimest. Ja see ei olnud isegi Läti suurune ala. See oli 1/3, 1/4 Lätist, mida liivlased asustasid ja iseenesest oli see majanduslikult niivõrd oluliselt kõik need piirkonnad, kõik need jõed ja mereümbrus, et tegelikult oleks pidanud hävima palju varem. Aga nad siiski suutsid vastu pidada ja oli teatud mõttes mingisugused kaitsemehhanismid, mis lubasid neil seda ka teha. Sellepärast, et kui vaadata nüüd alates 19. sajandist, siin oli liivlasi 2500, mis on, see on sisuliselt küla, kui niimoodi tervet rahvast kokku võtta. Ja 2 maailmasõja vahel oli 1500 ja ikkagi see läks edasi ja sellest, et viimane liivlane on nüüd surnud või kohe sureb, see on juba sellest on räägitud alates 19. sajandist. Meil on isegi vana klassikaline luuletus, noor Läti luuletajast nimega Auseklis, kes kirjutas viimase liivlasse mõtted Salatsi jõe äärest. Nii et see on teatud mõttes, et see viimane liivlane on selline traditsiooniline muinasjutt, mis põlvest põlve läheb ja kuidagi nad ei taha üldse mitte ära igas põlvkonnas on oma loetelu nendest viimastest. Ja, et pidevalt ja nii pea, kui jälle kuskil meedias kõlab, et nüüd suri viimane liivlane, siis järsku tekib mingi järgmine viimane liivlane ja nii edasi. Sest sinu perekonnaski on ju noori liivlasi veel. Jah, et õel on... üks juba on, teine sünnib täna või homme. Sul ka plaanis? Ma ei tea, vaatame, kuidas elu näitab. Aga tähendab liivlastest ja sellest, kuidas nad suutsid kesta, on paar sellist huvitavat asja, mida ma ei ole nagu sügavamalt uurinud, et mulle meeldib nagu vaadata vanu kaarte. On sellised kaardid, mis näitavad viikingite levikut näiteks. Ja viikingid meil on levinud igal pool, nad olid Eestis, Soomes, muidugi terve Skandinaavia, nad olid lõuna pool kuni Prantsusmaani. Põhja-Ameerikas väidetavalt. Jaa, tähendab, Briti saared olid täiesti ära koloniseeritud ja kuni Konstantinopolini välja, aga Läänemere piirkonnas on üks areaal, kus viikingid ei ole. See on Liivi laht.
miskipärast. Liivi laht ja selline vähetähtis jõgi nagu Väina, mis on täiesti viikingites puhtad. Nii et aga ma ütlesin, et Liivi mereemal oli ikkagi ilmselt suurem kaal kui Oodinil siin. See on väga huvitav, seda ma tõin Kanadast. See on need Grisade Kristid, kes on meil ka raamatus luuletajana. Just, viimane emakeele liivlane. Viimane hea, ütleme, et ei ole päris viimane emakeelne, aga viimane hea ja seda ta oli ise teinud. Tema tikand? Jah, kus juures ta ei ole kunagi õppinud seda. Ta lihtsalt niimoodi istus ja mõtles välja ja see on see, mida ta tegi, aga noh, ta on niivõrd kaunid tehtud. Rukis või oder, siis need on siis takkenutid või? Jah. Aga noh, see on, et inimene tõesti niimoodi totaalne autodidakt, eks ole, et siis on võtnud ja teinud neid asju. Suhted Läti riigiga, sest ma nüüd illustreerin seda küsimust ühe segaga ajaloost. Aasta oli 1937, kui liivlaste uurija Oskar Loorits läks tülli Läti riigiga, kuulutati ebasobivaks isikuks, saadetigi Lätist minema. Ja ei tulnudki enam kunagi Lätti liivlasi uurima, ei saanud tulla. Ja seda põhjusel, et ta oli liiga innukalt suud pruukinud liivlaste õiguse kaitseks ja siis justkui süüdistanud Läti riiki. Mitte niivõrd palju suud pruukinud liivlaste kaitseks, vaid pigem natuke liiga palju suud pruukinud pakkudes erinevaid ideid. Et kui Läti riik tekkis 18. aastal, tegelikult need piiride paikapanek algas alles 20. ja alates isegi hiljem. Ja need olid pikad rasked kõnelused ja samas nagu õnnestus luua neid Liivi põhiorganisatsioone Lätis ja kuidagi elustada seda Liivi kultuuri elu. Läti riik, kus juures maksis esimestele Liivi õpetajatele ja maksis terve nagu see ajavahemik, mis oli sõdade vahelisel ajal, see raha tuli Lätist. Aga 23. aastal näiteks oli selline mõte, et asutada Liivi vald. Liivlased on see Põhja-Kuramaa rannik on olnud jagatud kahe mõisa, hiljem 2 valla, 2 rajooni vahel. Et oli mõte nagu asutada üks selline vald, kus oleks siis liivi keelel oleks tugev osakaal. Ja siis selle tagajärjel võiks siis niimoodi tekitada, tekikski mingisugune liivikeelne või osalt liivikeelne omavalitsusüksus. Ja jõuti isegi hääletamiseni, et seda kõike lubati. Kuni hetkeni, kui seesama meie sõber hakkas rääkima sellest, et väga hea, kui liivlastel tuleb oma vald, siis nad saavad välja kuulutada autonoomiat, siis nad saavad liituda Eestiga ja selle tulemusel Eesti saab sulgeda ligipääsu Liivi lahele ja seega ka Riiale. See on muidugi selline naljakas retoorika, aga kui kujutada ette seda üldse uute riikide segadust, mis poliitiliselt üldse on, kus piirid ei ole selgelt määratud, kus käivad mingisugused suured piiridiskussioonid, siis selline väljavaade, et tekib mingisugune haldusüksus, mis potentsiaalselt võib tõesti ohustada. Kuigi tegelikkuses seda ohtu ei olnud, see oli, ma ei tea, 3% võib-olla. Aga need jutud lihtsalt, inimesed tegid seda, mis iseenesest on väga loogiline, et lihtsalt keelasid kraanid kinni. Ja kõik see rahvahääletus, mis oli juba toimunud, kõik need andmed lihtsalt kadusid ära. Ja need ujusid välja alles 30ndate teisel poolel just ja samas nad olid, mis oli kõige huvitavam, et nad olid negatiivsed. Et inimesed ei tahtnud seda ühist valda. Ma saan aru, et siis selle Oskar Looritsa ideekese pärast siis läks vett vedama? Jah, tähendab, siin on liigne agarus on ogarus. Just see, jah, et tähendab, et need on muidugi väga toredad nagu mõtted, aga need tuleb pakkuda välja õigel ajal ja võib-olla õiges kontekstis. Üritan ette kujutada seda aastat 1823, kus on tõesti need riigid alles sündinud. Tal ei ole 5 aastat isegi asutamisest. On väga palju ebaselgust ja need piiritülid ja asjad ja Ruhnud ja Valgad ja siis sul äkki tekib selline veel. Pääs merele segatud. Sellise stsenaariumi puhul kurakurk jääks Eesti siseveeks, eks ole. Ja muidugi seda, mitte keegi ei ole sellest huvitatud. Tegelikult mingit väga tugevat Läti poliitilist kontrolli ei olnud, et oli natuke enne 20-ndatel just nimelt alguses. Sellepärast, et
natuke üle reageeriti nendele isegi mitte liivlaste väidetele, vaid just nimelt nii-öelda välismaalaste väidetele, et sama oli nagu Liivi lipu sisseõnnistamisel 18. november 1923, kus oli umbes 30 külalist ja igaks juhuks oli kohale saadetud veel 30 Läti politseinikku Talsist, et vältida igasuguseid rahutusi, mis potentsiaalselt võiksid seal tekkida, aga need politseinikud tulid, vaatasid ära, et kõik on rahulik, istusid autosse, sõitsid minema. Oligi kogu kontakt. Kui me räägime sellistest nähtustest nagu Nõukogude okupatsioon, kas see võis mingi oma mingi obaduse anda? Eks liivlaste puhul ongi, tähendab see geograafia on olnud alati see nõrk koht. Et ütleme see, Liivimaa Henriku ajal oli just see, et nad olid selliste tähtsate veeteede ümbruses. See oli see ja nende, ütleme, suurim probleem, sellepärast, et need olid majanduslikult tähtsad ja loomulikult kõik, kes tulid, tahtsid need endale ja peksti need sealt välja. Ja nüüd uuemal ajal oli tegelikult see geograafia mängis täpselt sama, sest see Põhja-Kuramaa rannik, mis muidu oli väga isoleeritud kuskil tõesti ääremaa, soode taga, need väiksed külad mere ääres, mis kedagi ei huvitanud justkui. Kui hakkas Esimene maailmasõda, siis tuli välja, et Saaremaal oli Vene sõjavägi ja Saksa armee oli siin ja nüüd valmistuti rünnakuks ja kõik need liivlased peksti sealt minema. Ja siis pärast tulid tagasi, muidugi natuke vähem. Ja asusid uuesti elu sisse seadma ja need majad olid maha põletatud, nii et tegelikult majanduslikult oli väga kehv. Ja lootsid, et nüüd tuleb pikk, rahulik periood. Ja siis tuli Teine maailmasõda, juht täpselt sama, jällegi Saaremaal Nõukogude armee, Kuramaal siis Kuramaa kott, jälle oodati, kuni tullakse Saaremaad külla, sellepärast, et 30 kilomeetrit ikkagi. Jälle peksti kõik sealt minema ja siis jälle inimesed tulid tagasi, lootsid, et nüüd on lõpuks rahu. Ja siis 50-ndatel tuli piilitsooniseadus. See tähendab seda, et tegelikult see liivlaste põhitegevusala oli kalastamine ja siis tuli lihtsalt keeld minna merele. Jällegi 10 aastat hiljem, kui nad olid justkui saanud nagu jälle jalule. Ja see tulemus oli see, et põhimõtteliselt terve see Liivirand jäi ühtäkki tühjaks, mitte sellepärast, et inimesed veeti minema, vaid lihtsalt nagu võeti ära töö. Ja siis automaatselt oligi niimoodi, et mindi Ventspilsi, mindi Riiga, mindi Kolkasse, Kolka juba Liivi lahe pool, nii et seal oli kalurikolhoos lähim, mis üldse oli. Ja need ongi need suurimad Liivi kogukonnad tänavuses Lätis, et see Liivirand on iseenesest tühi. Muidugi ei ole täpselt sama, aga see põhimõte on väga sarnane, et see on nagu meie Königsberg või meie Viipuri. Rohkem võib rääkida ka minevikus kui olevikus. Sinu seintel on väga palju kunsti, ma saan aru, et see on sinu sõprade oma, aga need 2 tööd on sinu enda tehtud. Jaa, mul on veel need, mõnikord võid väljendada ennast kirjalikult ja mõnikord tuleb lihtsalt kunstina. Kas need on need tehnoloogilised maastikud, mis seal sümpatiseerisid? Kaasa arvatud, jah. Mul on iseenesest nagu... See on meri, see on kindlasti Liivi meri, eks ole? Ei, see on kõrgelt üle maailma. Mul on tegelikult on need pildid enamuses abstraktsed. Ja see on vabrik Zenitsas. See on Zenitsa, on Bosnias. Naine, ma saan aru, see on õppinud kunstiinstituudis. Kunstiakadeemia. Ta on õppinud just nimelt graafikat. See on nüüd Zane oma. See väga erinevad kohad. See on Liepaja, see on Sarajevo, see on Porto ja see on Taimaa, Bochan. Kuidas sa suhtud Nõukogude aja pärandisse ja Nõukogude aja mälestustesse oma lapsepõlve Riias? Ma arvan, et meie põlvkond on hästi vedanud, et me oleme saanud nagu mõlemad ajad nautida. Me oleme saanud tunda nii seda, mis oli head, kui seda, mis oli halba. Eestis oli Fantat, me käisime Fantat ostmas Tallinna.
ja Pärnus käidi Annekese šokolaadi järel ja nii edasi. Aga mul emal oli natuke nõukogude ajal sellised väiksed hirmud, sellepärast, et mina olin, siis ma olin rahvuslane, et ma kirjutasin sellist, minu päris esimesed luuletused olid sellest Põhjamaa rannikust. Ja siis mingil hetkel ma hakkasin kirjutama selliseid antisovjetistlikke luuletusi ja need pabereid olid kõik taskud täis kooli pintsakul, nii et tema alati nagu vedas neid paberiräbalaid välja ja mõtles, et nüüd millal minu juurde tullakse jutuga. Ma sain nautida seda täpselt nii palju, et seda ei oleks liiga palju. Paljudel noortel on see, et nad ei tea, milline see nõukogude aeg oli. Neil võib-olla tekib liigne romantika seal, kus meie ütleme, me ei suudame endale öelda, et nüüd aitab küll. Ei on see, laias laastus ei olegi selline ilus aeg üldse. Ka tuttavad, kes on Bosniast pärit ja neil on nende see sõjajärgne olukord väga palju sarnanes sellega, mis meil oli 90-ndad, kui Nõukogude Liit lagunenud ja oli väga kummaline tunne, et sa saad öelda, et nüüd tuleb see ja kõik need asjad hakkavadki toimuma täpselt samas järjekorras. Ja siis me üritasime nendega rääkida nagu sellest Nõukogude ajast. Sest nemad olid Tito all, neil oli Jugoslaavia ja meil oli Nõukogude Liit. Ja need olid ikkagi kaks täiesti erinevat maailma. Ja ma sain aru, et on väga raske ütlen, isegi sellistele on väga raske ära seletada, et kuidas oli elada Nõukogude ajal. Üks võib-olla ilmekas näide oli, see on Läti uus teater, mis on maailma tasemel trupp ja nemad olid teinud sellise näidendi nagu Pikk elu, kus tegevus toimub kommunaalkorteris. Ja tegevus on ikka ilma sõnadeta, et lihtsalt käib see jutt. Tummmäng vanadest inimestest, kes elavad ja nende igapäevastest tegevustest. Ja kui see näidend lavastati Sarajevos, siis pool saali lahkus, sest arvati, et lollid eurooplased tulevad siia irvitama nende bosnialaste sõjajärgset elu. Et nad ei suutnud nagu absoluutselt, kuigi neil ei ole olemas kunagi olnud selline asi nagu kommunaalkorter, nad ei teagi, mis asi seal. Aga tead mõttes see oli nagu selline ilmekas näide, et kui kaugel me tegelikult teineteisest oleme. Nõukogude ajast üks asi on see, mida ma mäletan, väga kuidagi erksalt on just need elamised maal mere ääres suviti. See oli nagu see keelutsoon, seal elas kohapeal 8-9 inimest. Meil ei olnud ühtegi televisiooni, välja arvatud Rootsi ja Eesti, sest lihtsalt Läti televisioon sinna ei ulatunud, mingeid telefoni seal ei olnud, bussiühendus oli väga kehv. Ja siis ma jõlkusin mööda seda mereranda ja korjasin igasuguseid asju. Tead, mõttes see iseloomustab tervet seda meie ühiskonda Nõukogude ajal, et see, millega ma tegelesin, ma ei otsinud nagu merepaiku. Ma otsisin need igasugused pakendid, mida need möödasõitvad laevad olid lihtsalt minema visanud, seal pooljoodud mingisugused tuborgipurgid, piima tetrapakk, nii ilus, värviline ja ma ei olnud kunagi elu sees midagi nii kaunist näinud, ma tirisin neid koju ja pooljoodud viskipudelid ja see lõppkokkuvõttes, kui tagasi vaadata, siis saad aru, et meil terve see kultuur oli selline prügikasti kultuur. Jumaldasime asju, mis oli tegelikult sellest läänemaailmast välja visatud, just nätsupabereid. See, mitte nätsu ennast, just see nätsupaber oli oluline või tõesti see mingisugune pool tühi palmoliivi päevituskreem, mida ma viisin emale kingituseks. Jällegi mererannast leitud. Kuidagi, et see oli selle ajastu selline essents. Võib-olla need head asjad olid, kõik olid enam-vähem sama vaesed. Et oli selline palju suurem vendluse tunne või kuidagi ühes paadis olemise tunne. Ja mis need 80-ndate sündmused ei olekski olnud ilma selleta tegelikult võimalikud. Et inimesed ei oleks ühtäkki niimoodi kõik koos välja tulnud ja lippude ja lauludega, sellepärast, et kui nad ei oleks tundnud ennast nii lähedast.